Elerin, mina kohtun sinuga täna õhtul sellise vahva saate esitlusel, kus me saame lähemalt tutvuda Ameerikaga. Milline on sinu kujutelm ühest keskmisest ameeriklasest? Issand, kui hea küsimus. Ma mõtlen, kas mul on mõningaid sõpru, kes on usakad ja ei ole ja tegelikult ega ma ei teagi, milline on üks keskmine ameeriklane. Ma arvan, et üks väga fun inimene. Kas Ameerika on midagi sellist, millest ka sina unistad muusikuna, inimesena, turistina? Kusjuures naljakas, mul ei ole kunagi olnud vist USA-ga mingit sidet. See ei ole kunagi olnud nagu top riikides, kuhu ma tahaksin minna või midagi külastada, et ma olen kuidagi alati läinud rohkem sinna Aasia poole. Et seal on kuidagi minu jaoks nagu troopiline keskkond ja ma ei tea, kuidagi toit ja kõik on natukene nagu lahvatlema minu jaoks. No aga reisidega on alati ju see asi, et ilus ja tore, Insta-pildid on vahvad, aga tegelikkus võib olla teistsugune. Millised on sinu kõige hullemad sekeldused, kus ta reisidel oled sattunud ja seda, kui sa riiki kinni jäid, me enam kuulda ei taha? Oota, kuhu ma kinni jäin? No ma ei tea, räägi siis, kui... Räägi siis! Okei, mul tuli meelde ja olen jäänud küll, aga see oli koroona tõttu. Aga ma arvan, et üks ägedamaid reise, mis mul oli, siis ma käisin Itaalias oma sõbrannaga Amalfi siis rannikul ja 7 päeva järjest me kõndisime lihtsalt niimoodi, et ühest sihtkohast teise, siis järgmisesse linna. Ühesõnaga selline nagu matkareis oli seljakotiga. Ja üks õhtu siis oli niimoodi, me võtsime ühe pikema marsruudi ja mõtlesime, et davai, proovime, et vaatab, mis saab, aga oli juba õhtu, suht varakult läks pimedaks ja meil ei olnud jõudnud ööbimiskohta. Põhimõtteliselt meil oli vist 7 kilomeetrit jäänud veel kõndida, aga see oli mööda maanteed, kus olid autod. Ühesõnaga, me proovisime umbes 1 minut kõndida ja siis me ei saanud enam, ühesõnaga tulime tagasi ja me siis lihtsalt läksime ühe suvalise inimese ukse taha, mis me arvasime, et on mingi hostel, aga ei olnud, koputasime sinna ja tuli vastu üks vanem mees, siuke vanem härra ja kutsus meid sisse, meie seal rahulikult läksime sisse ja temal oli, te kujuta ette, tal oli siis pandud valmis suur karaoke süsteem. Tal oli Andrea Bocelli karaoke samal ajal käis ja tema siis laulis seal niimoodi üksinda elas, tal oli mingi kass ja siis me istusime seal diivanil mõnda aega ja ta laulis meile karaoket, siis me üks hetk hakkasime koos laulma Frank Sinatra lugusid ja siis ta viis meid lõpuks sinna hotelli, et kuidagi ta suutis selle usalduse meist tekitada ja ma muidu ei ole väga oma elus või ma ei olegi mitte kunagi oma elus hääletanud või väga selliste ebaturvalistesse olukordadesse ennast pannud, siis see korraks oli, aga ma ei tea, ma usaldasin teda ja kõik oligi ülitore, kuni ta lõpuks ütles ka, et aga mis te homme teete, et äkki kirjutame koos muusikat, aga ma ei jäänud sinna. No pagan, aga millised olid tema emotsioonid, kui tulevad suvalised neiud ukse taha ja siis nad haaravad mikrofoni ja tuleb välja, et nad on lauljad? Ta oli üllatunud muidugi, aga ma ei tea, ta oli võib-olla itaallastel on see kuidagi normaalsem, nad on nii külalislahked, nii sõbralikud, et ma ei tea, ma kujutan ette, et oleks olnud Eestis üks vanem meesterahvas, kelle ukse taga on järsku 2 blondi tüdrukut, siis ta oleks, ma ei tea, mida teinud on ju, et ma arvan, et see on nende kultuur. Aga mida sina tavaliselt räägid välismaalastele, kui sa oled reisil ja nad kuulevad, et sa oled Eestist? Mida sa Eesti kirjeldamiseks ütled? Kuidas sa meid tutvustad? Ma ise arvan, et ma olen hästi selline vaba ja avatud inimene, aga iga kord, kui ma mõne välismaalasega tutvun, siis tuleb välja, et ma ei ole üldse. Kuidagi ma olen just pigem kinnine ja võib-olla ma seletangi, et miks see niimoodi on. Et ma ei ole ebaviisakas või ülbe, aga lihtsalt ma olen vahepeal nad armastavad kutsuda seda vist blunt. Ma olen natuke liiga võib-olla otsekohene, kuigi ma arvan, et ma ei ole. Aga jah, võib-olla ma seletan niimoodi, aga samal ajal ma räägin Eestist väga palju head.